Tallinna linnaliiklus seisab lähiajal silmitsi mitme suure muudatusega. Uued bussid ja trolliliikluse naasmine toovad kaasa uusi tuuli nii töökorralduses kui ka igapäevases liikluspildis. Ning koos sellega kasvab ka vajadus uute juhtide järele. Mul D-kategooriat alguses ei ole. Ma tahangi, mul on mõte sellest, et ma proovin trammiga töötada, sellepärast et seal D-kategooriat ei olegi eriti vaja. Ja siis, kui ma alustan selle trammitööd teha, siis ma võin äkki edasi õppida D-kategooriat, liikuda edasi kuskile nagu selle tõusta. Tegelikult ma töötasin siin trolli- ja bussijuhina ja sooviks tulla tagasi uue transpordi peale. Küll ma kuulsin, et tulevad uued ühikud siia trollikst ja siis sooviks trollijuhiks tagasi tulla. Ikkagi saan bussijuhina ka töötada, aga troll kuidagi meeldib rohkem, ma arvan. Elektritransport, uus transport, uued võimalused ja noor kollektiiv, ma arvan, tuleb ka. No aga öelge, kas see on rohkem teile selline väljakutse või te näete ikkagi, et siin on teatud nagu mingid miinused ka või? Ütleme niimoodi, igal pool on miinused, aga selles mõttes siin on stabiilne töö, väga hea töötingimused, töökeskkond ja ka kolleegid, ma tean nagu. Kuna mul on eripedagoogika taust, siis sotsiaaltranspordi poole hoopis vaadata. No aga mis teid selles nagu võlub, et kas see ei ole ikkagi selline päris raske elukutse? Ma ei tea, kas on raske, sellepärast, et pakke tõstma ei pea, tõstukid tõstavad autos ratastoole ja inimestega suhtlemine ju on tegelikult igal pool vajalik. No aga meie närviline liiklus, ikkagi see vastutada inimelude eest, see ei kohuta? 30 pluss aastat liiklust ma olen näinud kõike, ma arvan. Et ma ei harrasta paremalt poolt mööda sõitmist ja keskmise sõrme näitamist, nii et kõik sõltub inimesest endast. Keda me ootame on sellised teeninduse ettevõttele nii-öelda sobivad töötajad ehk et selliste heade teenindushoiakutega, aga sealjuures kindlasti ka D-kategooriat omavad inimesed. Me oleme harjunud sellega, et igal pool on üleval ikkagi need kuulutused, et tule bussijuhiks, tule trollijuhiks, aga kuidas see tänane seis siis on? Et tundub, et inimesi on teil piisavalt või? Inimesi on meil juurde tarvis. Et ligi 105 trollijuhti on meil vaja selleks, et trolliliiklus nüüd uuesti käivitada. Pool sellest me oleme saanud sisemiselt juba katta, ehk et need trollijuhid, kes siis paar aastat tagasi nii-öelda pidid ümber õppima bussijuhiks, tulevad nüüd tagasi trollijuhiks, aga tänu sellele, et ikkagi sellist liikumist on, bussijuhid on eakamad, sageli suunduvad ka pensionile, siis sellist pidev bussijuhi vajadus on meil alati olemas. Tallinna linnatransport valmistub suveks ja see ei tähenda mitte ainult uut inimühikut ehk siis rohkem bussi- ja trollijuhte, vaid see tähendab ka uusi masinaid meie linnatänavatel. Eelkõige tulevad tagasi peagi trollid, aga oodata on ka uusi gaasibusse. Bussid, mis tulevad, need ju täidavad jälle siis vanade busside kohti, mis taaskord kas siis tuleb maha kanda, nende eluiga on lõppenud, või siis ka on teatud hulk busse, mida me siin mõne aasta jooksul renoveerime ja saame neile uue elu anda, et pikendada nende eluiga 5, 6, 7 aastat. No mis see plaan täpsemalt nende vanade diiselbussidega siis on? Et ma sain aru, et kõik lähevad vanarauaks, nüüd te räägite, et ehitatakse ümber. Ei, muidugi kõik vanarauaks ei lähe, et me hindame nende sellist tehnilist seisukorda ja mida on võimalik siin uuendada, siis nende eluiga saab pikendada niimoodi ümber ehitades ja renoveerides, et me oleme lähtunud ikkagi seisukohast, et kõiki mune ei tasu ühte korvi panna. Kuigi ühistranspordijuhi töö ei ole lihtne, pakub see kindlat sissetulekut ja võimalust olla osa linna igapäevasest liikumisest. Suur huvi selle kutse vastu näitab, et üha enam inimesi on valmis rooli keerama, eriti ajal, mil Tallinna ühistransport seisab uue ajastu lävel ja hetkel on puudu veel umbes pooled trollijuhid.